podcast! Meil, vaata, paljud podcastid algavad mingisuguse mussiga. Meil algab ka intro. See, et me siin ei kuule seda. Meil on ka intro. Aga good. Okei, unustage siis minu laul ära. Ei, ärge unustage. Jätke meelde. Söövitage endale saiu. Vaatan korra. Podcast charts. Nii. Mul viimasel lae ära see, ma ei tea, kas me nagu... tahad vaadata, kas me ikka oleme top 1 või? No ma vaatan kohe siis. No vaata. Podcast charts. Sul ei lae ära. Mul on ka ei lae ära, mis on mingi... No mõtlesid, ei ole mõtet. No ta on mingi, ei ole enam topis ja me isegi näita teile topi. Ei, no mõtlesid, tahate, et te nii pikalt topis olnud, et mis me ikka näitame, teeme see charti, kui ta nagu nii rule the world. Jah, seda me teeme. Rule the world. Ja kuidagi need... mis on viimasel ajal on see, et ikkagi nüüd me oleme ikka väga palju mehi ka saanud kuulama. Ma mõtlesin, et lihtsalt eelmine või üle-eelmine episood vaata rääkisid, et tahad seda proksuvat asja proovida. Nüüd on jube palju mehi saanud. Ei kuulama, et tuleb, käisime just seal väljas üks päev ja siis tuli üks noorem kutt meiega rääkima, oli vist Ennu ja Elinaga. Ja siis ta oli ka mingi, et ma kuulan teie podcasti, et naisega hakkasime koos kuulama ja nii fänn ja et siis ta mõtleski, et mis ta naisele sünnipäevaks kingib või jõuludeks, mõtlesin, Alexile piletid. Meil on veel lisashowle on veel kohti, nii et... Jah, ma vaatsin, kui palju neid kohti oli. Partnerisse on 200. 200, noh. Tegelikult eks ole alles aprillis, et aeg on, aga kellel tõesti jõulukingitust pole või teate mingi ime läbi kedagi, kellel veel piletid pole, siis hea asi mida kinkida. Täpselt. Ja siis meie raamatud enam nii-öelda Mallu e-posti saa, aga raamatupoodidest saab, et... Apollo ja Rahvaraamat. Täpselt. Aga lähme siis sponsorite juurde. Jah, teeme seekord natukene lühemalt, et kindlasti te eelmine kord juba kuulasite kõik ära, aga eks me ikka tutvustame otsast peale, loomulikult munnakas, mõnus. Seal on igasuguseid värve, et kui te vaatate, et meil on alati ainult must, Kristil on must ja mul on alati roosa, siis tegelikult seal on igasuguseid erinevaid mudeleid, erinevaid värve. Ja mõnnakal kusjuures on ka see mängukaardid, mis ma tellisin endale selle suvel vihmakeebi, kuna ma käisin neid, mõnnakal on vihmakeebid ka, ma käisin kontserditel, vaata laulukal olid, et kogu aeg saas vihma või üldse nii vihmane oli see suvi, siis ma tellisin suvel endale mõnnakast vihmakeebi ja mingi seltskonna mängukaardid, need kui on nagu mingi, mõtlesin, et siin jõulutinnerid asjad tulemas ka, et sööd ära, et siis on hakanud meeldima neid nagu mänge mängima. Aga võta siis kaasa. Võtan kaasa. Sooduskood. Salajutud, saate mänge. Mängida ja soojas olla samal ajal. Inglikivid ja eelmine kord me näitasime siis seda meisterdamiskarpi, aga tegelikult nagu Kristina ütles, siis seal on ka siukseid valmisehteid. Ja siis saatis meile kirja ka siin. Sina said ka ühe sellise karbikese, üks on Mallu. Ja ta ütles, et aitäh, et teete nii lahedalt ning puistate iga nädal oma olemusega nii head vaibi üle kogu Eesti. Olen ülimalt tänulik, et andsite võimaluse minu ettevõtmisel ka kaasa lüüa. No, see on nagu nii cute, et nagu muidugi et nagu sa tuled ja kuulad meid, esiteks siis tuled veel oma brändiga, usaldad meid, et me promoksime. Aga ma mõtlesin, ma näitan, et ütles, et siin on tema need bestsellerid. Üks on selline. Kui ilus. Näita. Sädeleb. Jaa. Tead, see matchib su küüntega väga hästi. Täiega. Ma vaatan, mis siin teine bestsellerid. Väga kaunis. Ma olen väga see, mis läheb asjadega kaasa. Kui midagi on bestseller, siis seeles. Mul on sama asi alati, kui ma e-poest ka kuskilt tellin, siis vaatan, mis on bestseller, sest ma tahan teada, mis teised bestsellerid. Kui teistele sobib, miks siis mulle ei sobi, kas ma mingi Queen of England tean. Vaata seda. Nii elusad. Mega elus. Üks on nagu siuke klassikalisem, tagasihoidlikum ja teine on, kuule siia peale kirjutatud Kelani. Vaata südame peale. What? Ja õigesti kirjutatud ka. Vot sulle lopsu. Nii nunn, oh my goodness. Nii äge, ma siis sellest eeldan, et saab ka tellida personaliseeritud. Jaa, no väga lahedad ja väga ilusad, nii et Kelanile ma panen, et on veel liiga noor, et ma panen kõrval. Sina kannad vaata, et siis on nagu in memory of. Täpselt. See kõlab. Kelan ei ole surnud, ta on isa juures lihtsalt. Chill. In memory of. In memory of, et läks oma isa juurde. Aga ei, selles suhtes, et et saab tellida siis valmis neid. Ja sooduskood, salajutud. Oota, ma tahan sulle ühte asja näidata. Rääkides bestselleritest ja e-poest tellimistest. Vaata, ma eelmine kogu aeg ütlesin, et mul on nagu midagi viga, et ma tunnen nagu survet, et ma tahan kogu aeg osta. Vaata, Swedbankis on see
noh, et ta näitab nagu eelmise kuu väljaminekut. Mina seda summat ei ütle, aga ma näitan sulle. Kas see on normaalne? Ma ütlen, et see on mõne inimese aastapalk. What the fuck? Mis sa ostsid siis? Ja tegelikult ma nägin su mingi vlogis... Kompsuneid ostsid. Ma nägin su vlogis küll, et sul on nii palju kaste kodus ja nagu nii palju, no ja pluss pooled asjad saadet. Kõige aegem see, et talle saatakse nii palju tasuta asju. Siis ma ei saagi aru, kuidas see nii palju kulutad. Veel siin otsa, aga I'm not judging. Tegelikult mul oli vaata see ka, et Riki kooli ju maksan mina kinni. See ju tegelikult oli päris suur summa. Kui palju see on? Ma ei mäleta täpselt, 3000 äkki oli midagi sellist. Aga palju, isegi see Riki kool on seal kõige väiksem kall. Aga selles suhtes, et sa oled hea õde, et sa maksad Riki kooli. Ma loodan, et vaata, temast saab väga haritud ja tark inimene ja siis ta hakkab mingi hetk nagu mind üleval pidama. Jah. Sest et siin on vaja üleval pidada. Mind on, vaata, kui ma jätkan samas vaimus, siis usu mind pärast on. Tegelikult küll, jaa. Aga ei selles suhtes, et tõesti palju sai kulutatud ja aga noh, vaata... Aga mul on kõik jõulukingid olemas nüüd. Ja mina see mingi meisterdatud nikatus. Ise pani kuradi mõne inimese aasta palga siin shoppamise peale, siis mina sain näpuvärvidega maalitud mingi staffi ja okei, äge. Just the two of us. Just the two of us. Ei no äge, kingitud hobuse suhu ei vaadata. Absoluutselt. Ja rääkides suhu vaatamisest, suhu panemisest, siis kellel sellega probleeme on, siis Diet Skillsi lehele soovitame pilgu peale heita. Et see ei ole mingi siuke dieedikool, kus sind õpetatakse ainult kapsast närima, vaid seal muudetakse su mõtteviisi toitumise ja söömise suhtes ja aidatakse sind siis tänu sellele kaalu langetada. Et nad lähevadki nii-öelda siis, leiavad selle tuuma, probleemi tuumani. Ehk siis sa saad teha seal Diet Skillsi lehel, saad teha testi, saame teada üldse, mis sinu probleem on. Mis su probleem on ja siis sealt liigume edasi. Mulle meeldib, et seal on need challenge'id. Mulle endale kuidagi väga need challenge'id meeldivad. Jah, vaata, et muidu niisama tundub, et lampa, aga kui sul on nagu ongi mingi ajaperiood, sul on mingi challenge on lahedad. Ja siis vaata, mulle tundub, et kui sa võtad nagu ette challenge'i, siis see ei tundu ka nagu mingi lõputu ja nii piirav, et tihti peale vaata inimesed on mingi okei, ma nüüd muudan oma toitumist ja siis sa nagu keelad endale kõik ära ja siis sa oh my god, it's gonna last forever. Aga kui sa ütled endale, et näed, ma proovin selle kuu aega, ma vaatan, mis kasu see mulle toob, siis sa tead, et sellel on nagu mingi lõpp eesmärk, sul ei teki seda, et ma ei saa kunagi enam, ma ei tea mida, on ju. Pluss ongi see, et tegelikult kui sa mingi kuu aega näiteks teedki midagi, siis sul tekivad mingid mustrid ka, et siis sa jääbki rutiini sisse. Oh my god, loodame, et mu kulutamisharjumus mulle rutiini. No ma loodan, et ei jää, aga kui jääb, siis me peame hakkama iga kuu Alexelat tegema, et sind üleval pidada. Reaalselt, aga oleks kaunitar, nagu ikka. Peaks ostlemise asemel rohkem onni panema. Konkreetselt. See on tasuta vähemalt. Iga kord, kui sa mõtled, et sa hakkad shoppama, võta Lelo kätte hoopis. Märten on ka kodus, jah. No Savi, vaatad. Ka veel. Ka veel, ei. Ole vait, ära liiguta. Aga Ulakal siis on love või see yes for love. Yes for love. Ma olen muuses seda massaažiküünalt proovinud. See lõhnab mega hästi. Ja ta teeb eriti mõnusa selle... Issa mu mikker tahab ära vajuda. Kelle kinni. Nii. Et ta teeb hästi mõnusa siukse õli, aga see õli nagu ei kleepu. Et selles suhtes on hea, et sa ei läbustama nagu voodit täis. Vaata mõned massaažiõlid on siuksed, et rikud oma voodipesu ära. See kuidagi imendub nagu sisse. Ja siis siin on veel C-punkti stimuleeriv keel. Nii et... Väga huvitav. ma ei tea, kuidas sinna sisse saada. G-punkti? Jah. Et sa paned nagu nokku peale ja siis see läheb õigele teekonnale. Võib-olla. Väga huvitav. Ma räägingi, et tegelikult seks ei pea olema üldse nagu igav. Sa saad nagu, ma tean, et kunagi olid tõesti need, tundus, et ainult nagu mänguasi oli üks ja suur mingi dildo ja siis go crazy ise vaata, aga nüüd on nagu, ongi erinevad mingid kreemid ja mänguasjad ja sidumised ja kas sa oled oma selle Ulaka kalendri lahti teinud? Me oleme sealt nipet-näpet vaadanud, aga ei jõudnud kõiki seal lahti teha, mil tulid lapsed koju. Aga vaatasime küll, et seal on ka päris palju põnevaid asju. Muuses siin selle peal on kirjas
et sobib ka kasutada leludega, et seda muuseas tuleb silmas pidada, sest kõiki asju ei tohi koos leludega kasutada, et need võivad ära rikkuda. Täpselt. Nii et vaadake siis seda Yes for Love brändi kindlasti Ulaka lehe pealt. Just. Siis on meil cum laude läheb ja cum laudel on, no neid tooteid on nii palju ja kui me eelmises episoodis rääkisime sellest, ma võtan kohe lahti selle. Nii, sorry. Kui me siis nagu eelmises episoodis rääkisime rohkem nagu igapäevasest intiimhooldusest, siis seekord räägime tuppe ja intiimkuivusest, kas siis seda esineb eriti naistel, kes on sünnitanud peale seda võib-olla seda tupekuivust ja võib ka siis seda tekkida, kui hakkab see menopaus lähenema või noh, äkki mingi haigus on vahepeal suguhaigus ja mis iganes, et see tupekuivust ja intiimkuivust, et põhjused lühidalt tavaliselt on see hormonaalsed muutused, imetamine, tsükkel, stress, menopaus, liigne või vale pesu, sünteetiline pesu, vähene seksuaalelu. Öeldakse, et kuivab ära, vaata. Issa ma arvasin, et see on nagu müüt. Ja, aga tegelikult tõesti, kui ikka nagu seks ei saa, siis kuivab ära. Issand, kui kahju, aga tegelikult vaata, see lähebki ju niiskeks nagu kasutamise käigus. Et ravimid, antidepressandid, allergiaravimid, hormoonravimid, vahepeal on mingi keemiaravid, alkohol, mis iganes, suitsetamine, stress, et siis ongi, et kui sul on see kuivus, et siis võivad tekita erinevad nagu sügelused ja asjad ja cum laude lahendused on näiteks Lubripiu niisutav kreem. Kas ma nagu peaks näitama ka neid just? Niisutav kreem, siin. Jah, näe. Lubripiu niisutav kreem on ju. Mulle meeldib see, kus on, ma ei tea, kas peaks näitama. Ja, ma mõtlesin, kas peaks näitama. Ja näita, aga selles suhtes, mis näidata. No ja, et ühesõnaga ma ütlen teile, et te peaksite lihtsalt vaatama seda kodukat ja vaatama, mis teie probleemid on. Selles suhtes, et ega seda probleemi maksa häbeneda. Igal asjal on lahendus. Täpselt ja Lubripiu intiimpesu kreem, piimesõli, niisutav intiimpesuõli 200 milliliitri, niisutav intiimpesuõli, õrn õlipõhine pesu sügelusele ja äritusele, niisutav intiimõli ja Lubripiu vaginaalsed ovulid tupekuivuse leevendamiseks ja niisutav ja libestav raloonhappe ja õlidega ja pH vastab veho või fuu soovitusele. Mul hakkab endal nii igav juba. Ja, no ma lihtsalt igaks ütlen, kui äkki kellelgi on, kui tupp on kuiv, sina saad seksi regulaarselt, aga ära unusta. Mõni kuivab kuskil. Mõni kuivab, issand jumal. There was times. Aga et ühesõnaga cum laudel on siis erinevad lahendused ja kui sa lähed nende kodulehel või nagu lähed vaatama, et näiteks Südameapteegis müüakse cum laude tooteid, et sa saad nagu lugeda, et seal on descriptionis olemas ka kõik asjad, et võib-olla on tõesti igav, kui ma siin kõik ette niimoodi loen, aga et on lahendused, kui on tupp kuiv. Magda Beauty. Magda Beauty, jah. No, mis meil siin ikka? Sisters Aroma, siis Paese meigitooted, need on väga head. Siis mis sa enne seal peale määrisid? Ai, see on teise kandi rahvas. Aga igatahes need innovaativis tooted, juuksehaldustooted aga Paeset kõik kiidavad. Ma olen nii palju influencerid nüüd näinud, kes seda Paese meiki kasutavad ja värki, et mulle saadeti ka puuder, aga see on nüüd selle mulle. Aga see, nagu ma kasutasin nagu seda käe peal, vaatasin, et seda tekstuuri tundus hea puuder küll. Et kui ma õiget tooni saan, siis ma kindlasti, ma mõtlesin, ma lähen mingi päev Magdast läbi, et mul on mingid paari asju vaja. Ja Sunkissi huule need balsamid on the best. Neil on nüüd see beige on kogu aeg välja müüdud, aga nüüd neil on üks uus roosa, soovitan seda. Ja kasutage koodis salajutud. Marcella, nagu ikka, shower purifier, siin neil on need juukseõli, mis me eelmine kord maininud, aga seda kõik juba teate. Ja me lihtsalt mainisime, et neil on uusi tooteid. Tegelikult ma üldse soovitan vaadata Marcella Beauty kodulehele, et seal ei ole ainult need juuksekasvuõlid, vaid tegelikult ma olen aru saanud, laiendab oma sortimenti tegelikult päris... Ta on üli ammu kutsunud meid ka, et läheks sinna, et tal on isegi mingi lahedaid riideid seal. Ja mulle ta saatis ka pildid mingitest käekottidest ja asjadest, mis ta sisse toob. Et ühesõnaga, heitke pilt peale, kasutage koodi mallukas või mis te... Salajutud, mallukas. Ma olen nii oot, ma ütlen, mul on tööd nii palju. Ja mallukas on lihtsalt see lihasmälus juba, kasutage soodi mallukas. Ja Mediron, nagu ikka Knife'i tooted, no Knife'il siin praegu ei ole, aga neil on ülihea, mis ma nüüd kohe hakkab otsa saama. Kelaniselt see vannivaht, iga õhtu pean seda panema. Neil on vannipall erinevaid, no üldse, et nagu
vannis käigu teeb hästi palju lõbusamaks. Ma kindlasti tahan seda pulbrit ka proovida, mis sa näitasid, et see on mega äge. See ongi, kui te tahategi enda lapsele jõulupakki panna midagi, mis päriselt kasulik on, sest lastele kasulik nagu vajalik, siis lastele tegelikult väga meeldib vannis käia, nii et kütke aga ja andke tuld ja. Täpselt ja Knife'i või sellel Medironil on ka see Nerds huuleläige, mida ma suht tihti kasutan ja kõik alati küsivad, et mis huuleläige ma kasutan. Ma tegin mingi päev story ka, siis ma näitasin, et see on üks, mis mul on kogu aeg kotis ja sul sa vist praegu ei pannud peale seda, et roosa, see annab niisugust, see on nagu niisutav, aga see annab ka roosat läiget, et see on väga-väga nice, nii et Nerds ka siis. Jah, lähme kirjade kallale, ma hüppas Märteni chat ette, Märten ütleb, ma tapan ennast ära, lapsed on kodus 100 tükki, siin on kirjas, kõik on nii trashed, üritasid kooki teha, kõik vedelpask, panin uuesti ahju, koogi ise ahju, ahi kärssas. Ei, no, nii hea, et me oleme siin, saame lobiseda. Ülirahulikult, chill vibes. Meil on väga chill vibes. Ja ma räägin, et täna ka, tegelikult nagu mul oli täna hommikul Kelaniga see, et ma ei tea, mis ta, vaata ma panen talle seda Marcella õli isegi pähe, vaata vahepeal luukst otsest, et tal need, no ta läheb juuksed hästi ergesti pusasse, sa panen ka talle vahepeal seda Marcella õli pähe, nagu ta magama läheb. Ja siis ma ei tea, mis ta öösel oli mõelnud, tal on üks korv, kus ta ostsin talle kunagi mingi laste meigitooteid ja siis oli nagu huulepalsam. Ta oli seda endale enne magamineku pähe pand. Nagu ka hõõrunud ja siis hommikul ma hakkan lõuksed kammima ja nagu mul oli juba kiirem pidin arkimina. Vaatan, ta on roosasid kõik, sest huulepalsam oli nagu niuke roosaka sellega. Ja ma olin mingi why you do this, aga siis ma panin ta sinna vaata vanni või seal köögis, panin ta sinna nagu kapi peale pikali, siis pesin selle kraanikausist ta pea ruttu puhtaks. Ja siis ma olin mingi, millega sa tegeled, vaata. Ja siis terve tuba oli mingi sitane ja mingi huulepalsamid veits täis ja siis mingi limavärk oli. Ja siis ma olingi lihtsalt Siimule, et tule, come take your kid, et ta läheks ise kellel lastad järgi. Ja siis ma hakkas lihtsalt toa ära koristada ja noh, nagu Siimu aeg oli nagu nii nüüd, aga ma ütlesin, et alguses tahad homsest, aga siis ma ütlesin, et ei, täna. Tule täna õhtul, take your kid, mul on vaja koristada, sest mu kodu, kõik toad on üleni korras. Ma just eile õhtul koristin, hommikul vaatan Kelani toas legod laiali, kõik on sassis, ma olin mingi. No, aga mõtle, mul on kõik toad sellised. Kuigi ei, fuck them kids. Ma enda toa tegin eile korda ja see läheb ainult nagu sassi, sellepärast ma tassin sinna kõik oma tööasjad, aga kõik ülejäänud toad täieliku hullumaja puhvet. No. Aga noh, tead, sellepärast ongi hea vahepeal siia tulla. Ja lihtsalt nautida. Lihtsalt nautida, lobiseda, lugeda inimestest salajutte. Ja. Et võib öelda, et siin stuudios käimine on vahepeal üks suur tõus. Tegelikult see on väga suur tõus, sellepärast, et mäletad siis, kui meil oli mõlemal nagu crippling depression suvel, siis mäletad, kui me siia tulime, siis kuidagi nagu paariks tunniks kadus ära ja siis lihtsalt nagu tegime siin nalja ja kuidagi nagu süvenesid muudest. Ja, siis läksime tagasi, olime ja istud autosse, et mingi... Aga nüüd siin me oleme, naudime. Aga võtta siis esimene kiri ja. No eks ma siis võtan. Ja las Märten siis elab seal kaoses. Not our problem. Nii. Squirti toetuskiri. Hei Malju ja Kristina. Pidin kohe kirjutama Squirti toetuseks ühe kirja. Pigem eelmises episoodis oli teie reaktsioon sellele nagu meh. Minu jaoks on see pigem wow, yes. Kui aus olla, siis on mul see võimalik pea iga kord ja see on teem kui hea ja lõdvestav. Igatahes kõigile, kes pole seda kogenud, siis see ei pruugi olla meh. Tuleb ainult õiged nurgad ja nõksud paika saada ja siis on kindel sündmus garanteeritud. Jah, mul toimub see ainult teatud kindlas poosis. Julgeid katsetamisi ja avastamisi ja Liina Sepp. Ütle siis, mis see poos on? Yeah. Anna juhiseid siis. Kuigi, vaata kui annavad, siis me mölisime, mida sa kirjutad nii detaili. Ai, see tüdrukus kirjutas mulle Instasse ka, et oli mingi mega sorry, et ma mingi ma isegi mäletan, et ma niukse porri kirja panin teile, et ma isegi ei mõelnud selle. Ma mõtlesin, me käsime ju suht nagu seletada. Täpselt on just, ta oligi vabandus ette taha, ta nagu sorry for the poor. Ma olin mingi, et it's fine. Aga no jah, et ütleme nüüd, et see ei ole the worst, aga nagu ma ei ole nagu see, et ma ei aja seda taga. Yeah. Et see nagu ilma selleta on ka väga fun. Aga ma ütlengi, et kuidas kellelegi, et igal oma, et see on lihtsalt, kui meil on nagu nagu näha, mõnel on väga tore, et never give up. Täpselt, inimesed on erinevad. Seksuaalsed jutud teise naisega. Hei ladies, olete vahvad ja jätkake samas vaimus. Sooviksin teilt aga nõu küsida. Mina ja mu abikaasa oleme õnnelikult abielus. Ta on mu esimene armastus ja mina tema. Ning oleme juba 5 aastat abielus olnud. Iga päeva elu meil klapib ja ta on tõeliselt armastav, humoorikas ja hooliv mees. Kuid üks asi, mis on juhtunud lähiajal, mis mind häirib. Nimelt minu mehel on naistuttav, kellega ta räägib aeg-ajalt. Mul iseenesest sellega probleemi ei ole. Kuid see naine läks lähiajal oma meest lahku ja peale seda on nende jutu ajamine läinud seksuaalsetele teemadele. Algselt hakkas ta saatma selliseid kitsastest kleitidest pilte,
küsides, et millisega ta parem välja näeb ja millega ta võiks date'ile minna ja nii edasi. Ta on mu mehele detailselt rääkinud, et talle meeldib rough sex, kuidas talle meeldib, kui ta voodi külge aheldatud. Nüüd kirjutab ta detailselt iga seksuaalvahekorda, mis tal just on olnud teiste meestega. Tean, et proovis isegi kolmekat. Nagu eelpool mainitud, siis minul ja mu mehel on usaldav suhe ning ta räägib neid asju mulle ka edasi, sest et ei tahaks, et meie vahel oleks saladusi. I appreciate it, kuid see tekitab minus ebamugavaid ja vastikuid tundeid, et nad sellistel teemadel räägivad. Miks see naine räägi selliseid asju enda sõbrantsidele? Kas minu mees ongi talle mingi sõbrants või üritab ta midagi muud või on ise liiga tundlik? Mis on teie arvamus? Parimat iganädalane kuulaja. No mina ei eelistaks, et keegi minu mehega sükest juttu ajaks. Jah. Sest mulle natuke tundub küll kahtlane, et ma saan aru, kui see vestlus on niimoodi, et ma ei tea, et ma olen kinda sul külas ja ma räägin sulle mingit asja, no Märten töllerdab seal ringi nagu nii, ta ei kuula, on ju. jah, aga kuuleb võib-olla. Kuuleb, on ju, okei, on ju. Et noh, aga et eraldi kirjutab. Eriti veel, kui see on naine, kes, no okei, imelik oleks siis, isegi kui see oleks minu sõbranna ka, aga minu jaoks nagu võõras naine peab vajalikuks minu mehele rääkida, et mis talle voodis meeldib. Minu arust on kahtlane, et see mees ise ei ütle, et kuule, ma ei soovi sellistes vestlustes osaleda või nagu minu meelest see oleks mehe koht, kus öelda, et kuule, ma olen suhtes ja et see on... Ma olen suhtes ja miks ka mitte öelda, et mu naisel on ebamugav, kui sa sükest juttu mulle ajad. Et kui sa tahad rääkida oma elust, you can do it. Aga samas nagu mitte isegi naise peale ajades, et tahad naise on ebamugav, vaata, et mina kuulaks hea meelega, kuidas see kotte taha saad, aga naine ei luba. Et pigem on nagu see, et ma olen suhtes, ma tunnen, et see ei ole nagu okei, suhtlus meie vahel, et nagu ma elan sulle kaasa, go live your life plussi ringi, aga see peab mulle detailselt kirjeldama, et jah, okei, tavai see, et saadab mingi outfitist pildi ja kuuled, et kumb on parem, vaata, et tahab nagu mehe arvamust, et tahad, mis okei, tavai, selle pealt vaatad mööda, on ju. Aga jah, see, et kuidas sa mingi oma rough seksist räägid, et see ei ole nagu, ütleme need, et meie ka otseselt ei räägi oma mingitest, kui me saame kokku, me ei hakka rääkima, kus eile kuradi Märten keeras mulle, no sa ei räägi ju, et pigem on nagu see, et me siin podcastis vahepeal, kui mingi kiri on, siis me nagu arutame kaasa, et mis on olukord, aga me ei saa kokku hakka mingi nagu... Me just hiljaaegu vist Märteniga ka arutasime seda, et jah, me siin podcastis üsna nagu, kui tõesti mingi jutuks tuleb, et me midagi mainime, aga tegelikult ju tõesti ei ole nii, et saad kokku ja tead detailselt, mida keegi teinud on või et nagu see oleks weird, nagu mingi olime täpselt siukses, tõesti, kui midagi juhtuks, midagi naljakat toimuks ja see oleks nagu osa kontekstist, siis ma võib-olla räägiks, on ju, aga lihtsalt, et by the way, siis olime kõigepealt nii ja siis ja siis... See ei ole nagu never ever, et mul ongi nüüd veits pinge ka, no nüüd, kui see episood välja tuleb, siis see on ära olnud, aga mul on reedel üks dinner, on ju, ja siis see inimene, kellega mul on, ta hakkas just hiljuti podcasti kuulama ja nüüd ta oli nagu mingi... Ta kuulab tagant järgi või? Ja ta võtab vist suvalises järjekorras täiesti, vaatan, üks päev kuulab 95 ja siis kuulab 83, lihtsalt võib-olla vaatab pealkirja järgi, aga siis ta nagu on nii nagu obsessed nüüd selles podcastis ja ta mingi räägib, et ta Maljuga nii naljakad ja mingi bla, üli fun ja nüüd ta oli mingi tahad reedel raudselt, kui me mingi oleme nagu dinnerile värki, et siis mul on nii funny ja mingi bla, on ju. Ja ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ma nagu ei ole nagu, et tal on nagu praegu nüüd expectations on suur, et ma olen nüüd sitaks naljakas ja nagu teen sellist nalja, et tegelikult ma ju... Sa oled tegelikult sitaks naljakas, aga kui sa arvad, et see võib sind lõõgastada, siis sa võid lihtsalt mõned kirjad ette võtta, vaata, mis meil üle on ja hakata ette lugema. Jah, et siis nagu saada ja siis saada sinna vibe'ile, et on naljakas olla, kuigi ma nagu nüüd, kui ma Deivi sünnal olin ka, ma rääkisin, kõik kogu aeg naersid ja et ma isegi tein nalja. Ja ma mõtlengi seda, et ma vist peangi lihtsalt rääkima ja mitte mõtlema, et ma pean nalja tegema. Kui ma mõtlen, et ma teen nalja, siis I'm never fun. Jaa, aga ma lihtsalt räägin ja siis kõik naeravad. Jah. Võib-olla me olemegi kloonid. Jube solvunud ise. Ja, et nagu, et me olemegi lihtsalt kaks klooni. Aga mulle tundub, minu arvamus on see, et kui mingi naine ikka mehele sükest juttu ajab, siis ma arvan, et on huvitatud sellest mehest. Ma arvan ka, ma ei näe muud põhjust, miks sa peaks sükest asja jagama. Ma mõtlen ka, et nagu mul on meestest sõpru, sul on ka Kiku, on ju. Sa ei kirjuta talle, täna siin kuradi... See on niimoodi kott. See on nii inetu ka, mis kott. Ei, see Deivil on üks sõber, vaatas mu seal ta ütles kogu aeg soolikasse. Ei, appi, see on kõige õudsem välja, mida ma kuulnud. Ma istusin seal poiste nurgas, vaata, sealt on nende naised olid ka, aga nad kõik on vist väga niukse ropu jutuvärgi, kes istun ja kuulanud.
soolikasse. Ma olen mingi, aga see oli päris naljakas. Aga ma ei taha, keegi räägiks minust, et ta andsid soolikasse talle. Ma armatsesin Kristinaga, see võib öelda. Armatsesin. Jah, armatsesin. Perse. Armatsesin mitte soolikasse. Mitte soolikasse. I have standards. Literally. Aga jah, et see pigem mina ei kujutaks ette, et ma mingi meesterahvaga niimoodi nagu arutan. Ja. Mis siis, kui hea sõber ta mul on. Ma pigem olen selline, et mulle meeldib keegi. See on sinu. Või see, et mingi oma sõbra räägin, et te olete teinud ka midagi, me usitasime. No vot. Aga mina arvan ka, et selle kirja autori mees peaks lihtsalt ütlema naisele, et sina nagu ei peagi midagi. Sina ütled oma mehele, stop that shit right the fuck now. Ja siis tema töö on see lõpetada. Ta oleks pidanud tegelikult ise sees. Sest eriti õige, ma olen nii aus suhe, et iga kord tuleb räägib mulle. Ma oleks juba ammu nagu... Ma ei taha kuulda, kuidas sõbranna korda kotte sai. Soolikasse kotte on ju. Ja teiseks, nagu, miks sa üldse nagu... Mind huvitaks, mis sa vastad? Jah. Mis sa oled mingi get it girl. Ma ei tea. Ma tahaks ka teada, mis ta vastas. Siis mõtle, kui sa võtad minu ja Märtini vessu ahti, siis ma ka Märtini eile sain räigelt taha. Niimoodi kuradi eest, tagant, paremalt, vasakult. Siis Märtini ei räägi täpsemalt. Oota ja siis... Ma ei saa täpselt aru. Oota, ma on pildi sulle. Reenactment. Aga see oleks tõesti debiilne. Ja, siis on mingi aga tahtsin lihtsalt meie arvamust. Palju, mida sa tõmbled nagu? Ma lihtsalt küsisin arvamust, et sina tõesti, inimestel on omad elud ka, et nagu ei ole nii. Kõiki peale läbi sinu käima. Las ma alati nagu oma ette räägin siin. Okei, nii, uus kiri. Kas siit sõbranna? Tšau, tüdrukud. Olete ägedad ja teete lahedat asja. Et me mõtlesime, et räägime ühest teemast, millega olen kaua aega kimpus olnud. Meie oleme Helen ja Loore, nimed muudetud ja ausalt öeldes on meie sõprusringkonnas juba aastaid olnud pingeid, mida me oleme lihtsalt ignoreerinud, sest et ei taha probleemi suuremaks teha. Jutt käib meie ühest sõbrannast Moonikast, nimi muudetud. Me oleme märganud, et iga kord, kui kellelgi meist tekib elus keegi, olgu see mees, suhe või lihtsalt inimene, sõbranna, kellega rohkem suhtleme, muutub Moonika suhtumine kohe. Tekivad halvustavad kommentaarid, siis ta ghostib meid, käitub nii, nagu me oleks midagi valesti teinud. Meile jätab see tunde, et me ei tohi õnnelikud olla, sest keegi saab selle peale automaatselt pahaseks. See ei ole mingi uus asi. Kõik hakkas pihta juba paar aastat tagasi, kui Helen oli halvas suhtes ja teda manipuleeriti. Selle asemel, et olla toeks või vähemalt aru saada, mis tegelikult toimus, eemaldas Moonika end täielikult ja pööras Heleni vastu. Sellest hetkest jäi meie vahele veider muster, et kui üks meist on suhtes või kellegagi lähedasem, võtab Moonika seda isiklikult. Sama olukord kordus Loorega ja ausalt kõikide teiste sõbrannadega on see sama siit kordunud. Kui Loore hakkas oma praeguse kutiga suhtlema, oli Moonika alguses õnnelik ja supportive. Nii kaua kuni selgus, et see kõik on päris ja tunded on vastastikused. Et pole lihtsalt ühepoolne tahtmine ja flirt. Ja kui nad kokku läksid, muutus Moonika hoiak täielikult. Loore näitab Moonikale armsaid sõnumeid, mis kutt on kirjutanud ja Moonika ütleb rõveda näoga vastik ja Loore vääriks paremat, sõltumata sellest, et teda pole mitte kunagi paremini koheldud. Kõige eredam näide oli üks pidu, kus Loore kutt sisse astus ja Moonika lihtsalt lahkus toast. Läks teise tuppa ja ütles teistele, et tema ei ole nõus samas majas olema, kui see kutt seal on. Majas oli teisi tube ka ja see olukord ei olnud enam isegi üllatav. Lisaks on seda ka igapäevaelus väga tunda. Mõni pisiasi võib tema tuju täiesti nulli keerata. Olgu see hinne koolis, keegi saab kuhugi tööle, kellelgi läheb paremini või keegi saab kuskil tähelepanu. Siis on terve sõpruskond pinges, et keegi teeks ometi midagi, mis veel hullemaks teeb. Me tahame aru saada, kas see sõprus on üldse võimalik või on aeg lihtsalt tunnistada, et see dünaamika ei tööta enam ja teeb kõigile haiget. Mis te arvate? Nagu obviously, nagu sorry, aga ütledki, sorry, ma ei saa sinuga suhelda, et sa oled liiga negatiivne inimene ja ei sobi see nagu. Ma ütlen, et nagu üks asi on vaata see, et vaata, vahepeal ikka nagu inimloomus võtab võimu, et kui kellelgi läheb paremini, et see sõbrannal kas midagi, et automaatselt võib-olla korra mõtled, miks mul ei lähe või nagu nüüd korra tekib see kadedusvussi, on ju. Aga nagu, kui sa nagu iga asja peale oled nagu mingi selline, et nagu ma ei tea. Ja kõikide sõbrannadega. Ma sain magusama arbuusi kui sina. Solvun. Siis ma ei viitsi suga rääkida, lihtsalt nii mõtet. Tahnudki arbuus ja arbuus on lihtsalt mõtet. Ja, et tegelikult nagu ma tean, et võib-olla võtta eestlastel on ka vaata see, et võib-olla ei võta nii kergelt kõiki omaks, on ju. Ehk siis, kui sa võtad kellegi omaks, on nagu raske lahti lasta ka, et sinu sõber ja otsime nagu vabandusi. Ma eeldan, et nad on ka noored. Jah, noored on ju ka, see võib-olla seda, aga lihtsalt kui keegi on nii toksik,
Sest ma tean seda tunnet ju, kui keegi näiteks sa ei julge lõpuks mitte midagi teha, sa kardad, et äkki sõbranna läheb ketta, sest et ma ei tea, et sul oli, isegi jooksid kiiremini või ükskõik, mida sa teed, on ju. Et lihtsam on pigem nagu cut out ida või anda talle nagu kasvõi viimane võimalus, et kuuled, et või tehagi talle intervention, et kuuled, su käitumine on toxic. Jah, tuua talle näited, näiteks seekord. Et nagu võta ennast kokku, võib-olla et see nii-öelda kohe üle parda, võib-olla öeldagi talle, et näed, see on viimane võimalus, act right, võta ennast kokku. Me ei pea elama nagu niimoodi, et see ei ole lõbus enam, et tore, et kui sa ei suuda ennast nüüd nagu kokku võtta, siis me lihtsalt ei saa sinuga edasi suhelda. Ja kui ta võtab ennast kokku ja ta võib-olla oligi vaja äratust natuke, et raputada teda, et kui ta võtab ennast kokku, davai, aga kui ta jätkab samas vaimus, siis... Või ütleb, pole olnud sükust asja, siis tõesti head aega. Ega sina ei saa muuta tegelikult teist inimest. Mõned inimesed ongi natuke. Ja mõni jääbki selliseks ja sina ei pea selle pärast nagu elu lõpuni nüüd nii-öelda kannatama või ennast nii-öelda maha suruma, et äkki proua saab preili või mis iganes ta on, saab kurjaks, sest et sul läheb hästi. Nii, võtta järgmine kiri. Jep, nii. Vatkus lops. Hei musud, kirjutan seda kirja keset tööd, maksune võlas, kuniks beebi sööb pudelit tühjaks ja peale seda loodetavasti magama jääb. Olen ema 4-kuusele piigale. Ta oli meie perre nii oodatud, eriti veel peale seda, kui kaotasime esimese beebi emaka välise raseduse tõttu. Lihtsalt halb juhus. Olen kogu aeg mõelnud, et sünnitan 2-3 last. Siis neil on alati üksteisele nõjatuda, sest on ise 6 lapselisest perest pärit. Lisaks pole tahtnud, et mu laps peaks üles kasvades üksi mängima, kui sõpru parasjagu külas pole. Ka mu mees on jaganud seda sama arvamust. Mees on 24, mina 28. Get it girl. Endale ütles get it noor mees. Ja, get it noor mees. Ehk tegelikult siin pikka aega pole enam... Tegelikult siin pikka aega enam pole. Beebid tuleks valmis võrpida lähiaastatel. Meie tütar on väga pretensioonikas. Jah, ma tean, et ta on beebi, aga fucking pretensioonikas beebi. Kohe, kui midagi ei sobi, kuulevad sellest kõik ja vahel on tunne, et on täpselt 0 närvirakku tänud alla alles. Ja et ta would rather eat shit and die, kui tegeleks tema karjumishoogudega. Ja ta on alles beebi, mis saab siis veel vanemana. Mingi aeg tagasi hakkas mees mulle rääkima, et kuidas tema ei taha lähiaastatel uut last ning pole enam kindel, kas üldse tahab. Ma ikka surusin vastu, et mida sa ajad ja vägistan su kasvu ära, aga uue lapse me saame. Kuniks üks päev käis mul endal mingi klikk peas läbi ja mõistsin ta tundeid. Ta viis mind üllatuseks ühel reedel õhtul dinnerile lapsi ja vanaemaga obviously ja ütlesin, et ma tunnen, et ma vist ka ei taha rohkem lapsi. Tundsin ennast kuidagi nii hästi seda välja öeldes. Varasemalt olin mõelnud, et ei saa ju olla nii enesekeskne, et enda närvide säästmiseks jätaks lapse ilma venna või õeta. Aga mees ütles mulle õhtu, et tema soovib uut last armastusest, mitte kohusetundest, mis on väga ilus viis seda kõike mõtestada. Ega ma ei tea, võib-olla 3 aasta pärast mõtlen, et teeks ikka veel ühe. Samas olen piisalt isekas ja tahaks end vormi ajada ja nautida elu, sest elu liiga lühike ja ma ei taha terve oma nooruse lapsi kantseldada. Mallu, kuidas sa nii mitme tütre kasvatamisega oled hakkama saanud? Mõtlen just seda, et kas nad olid pisikesena pigem rahulikud, võib-olla sa enam ei mäleta muidugi. Krissu, kui sa vaatad Kelanik, kas sa tunned, et tal on üks igav, igatseb enda lõde või venda? Love you, bye, Liina Sepp. No esiteks ma arvan, et kui sa ise tunned ja su mees tunneb ka, et ei soovi lapsi, siis sellepärast küll ei tasu hakata last tegema, et siis tal on kellegagi mängida. Selles suhtes, et küllalt on õdesid ja vendi, kes ei suhtle üldse oma vahel, et nagu, et sellepärast panna ennast läbi kuskilt, sest sa ütled, et see oleks nii isekas minust, aga pere ongi õnnelik siis, kui vanemad on ka õnnelikud ja kui te olete väsinud, magamata, sa ütled, et see beebiga ei meeldi sulle, paljudele ei meeldi, eriti kui veel on siuke, nagu sa ütled, pretensioonikas laps, et nutab palju. Minul oligi, ma ütlen seda nagu headusega ja südamest, et mul on küll 3 last, aga kui ma praegu tagantjärgi mõtlen, siis kas mul oleks pidanud neid 3 olema? Et et loomulikult ma armastan oma lapsi, aga ma olin noor, esiteks on ju, ja mulle tundus mingi, beebid, et see on nagu terve mu maailm ja muidugi ma tahan teist lasti, okei, 3. sain nii muuseas on ju. Aga see tundus mulle kõik nagu, et et see must have, sest kõigil on ju nii, vaata, et et saad ühe, saad teise, mis iganes on ju. Et minu jaoks see tundus ka, et issand, 1 on ju nii vähe. Tegelikult nagu 1 on enam kui küll, kui sa elad selle titea üle, sa saadki nii-öelda ise ennast tagasi. Sest minul, miks mina hulluks läinud, mul oli väga suur tugivõrgustik, mul oli samas majas elav Kardo ema, Kardo, kes oli kodune, minu ema, kes ei käi ka tööl iga kell valmis hoidma, aga kui sa pead sellega niimoodi üksi ja mees töö kõrvalt, siis ma saan aru, miks mees ütleb ka, et ta võib-olla ei soovi, kui tema peab veel tööle minema öö läbi, näiteks laps nutab.
et minul on üks laps ja ma ütlen nagu mul ei ole siin kellegagi seda teist teha ka, aga et mina tunnen küll, et üks on väga piisav. No ma lubasin endale, et davai, et kui ma ei tea, kui ma kunagi peaks teist last tahtma, siis peab olema enne, kui ma saan 35. Peale 35 see pood on kinni, vaata, et nagu. Samas vaata, never say never, sa ei tea kunagi, et paljud inimesed hiljem mõtlevad lihtsalt, et nüüd ma olen jälle oma elus selles kohas. Ma ei tea. Võib-olla, aga praeguse seisuga ja ma ei tunne, et Kelanil nagu mingi hullult üksi igav oleks, et tal on lasteasjusõpru, kellega ta mängib. Ma ei tea, Malul on 3 last, et nagu kui ta ütleb, tahaks nii väga õde, võta siis lenda, võta keegi. Pealegist minul on 3 last ja ma harva näen neid koos mängimas. Ja, et selles suhtes, et mina tunnen ka seda, et minul oli ka see, et kui Kelan ära sündis, Malul oli 3 last, mõtlesin, et kas peaks ka nagu koha otsa tegema, et kui siis on nagu korraga tehtud ja niimoodi. Siis mõtlesin, et ma ei tee ju lapsi sellepärast, et oleks tehtud, the fuck. Aga paraku paljud teevad ja mina ise kaasa arvatud, sest et ühiskond kinda nagu on selline on ja. Aga ma ütlen ausalt, et see koos mängimine, kui üks on titt ja teine on suurem, siis seal tuleb rohkem karjumist ja kaklemist ja kui nad on selles eas, et nad enam ei kakle ja karju nii palju, siis nad istuvad oma toas, teevad omi asju ja ütlevad mingi, ära tule minu tuppa. Paad sildi ukse peale, kõik on lubatud peale Marta. Ei no reaalselt mina pidin oma vennaga tuba jagama, siis ma tegin seda toa pooleks. Ta ei pohta üle piiri tuli. Nagu, see on debiilne. Aga et selles suhtes, et nüüd nagu, et mingi, et sa saad nagu vanemaks, siis võib-olla on seda nagu, saad nagu paremini läbi, aga mu vend käib ikka mulle nagu low-key närvidele 247. Mitte närvidele, aga ta lihtsalt helistab kogu aeg. Kogu aeg on vaja raha, vaata. Kogu aeg raha, kogu aeg. Siis ta räägib, et kui mina oleks rikas, siis ma küll annaksin sulle enda raha. Ole siis rikas ja ära käib. Hakka rikkaks ja where's the aga money? Et selles mõttes, et nagu, aga samas mul on hea meel, et mul on vend, aga nagu, ma ei tea, selles mõttes, et ära tee, kui te ise tunnete, et teil ei toimi. Jah, äkki tõesti kunagi mõne aasta pärast, kui laps on juba suurem, sul on lihtsam temaga ja sa oled võib-olla vahepeal saanud ennast nii-öelda koguda ja saategi rohkem kahekesti ka aega veeta. Et siis võib-olla tuleb kunagi jälle see idee, aga kindlasti mitte kiirustada sellepärast, et ma olen muidu nii isekas, ei ole. Kui sa võimaldad oma lastele teisi lapsi näha, ega vanema kohustus ei olegi ju see, et lapsel peab iga kell olema 10 sõpra ja mingi, ma ei tea, mis asjad, siis selle teooria järgi tal peaks kõik mänguasjad ka olema, sest äkki kellelgi on. No selles suhtes on ka see, et lastel peabki natuke igav olema. Sa mäletan, kui meie väikest olime, siis oli see, et meil oli igav, siis meil aju veits töötas ja mõtlesid, et nagu igavuse peletavuseks hakkas mingi asju tegema. Ja praegu on nagu kuidagi lapsevanematel on see, et tahad jumala eest, et igav ei oleks lapsel vaata. Et muidugi nad võivad annoying olla, kui neil on igav. Aga ja siis nad tulevad ja räägivad, neil on nii igav. Täpselt, aga nagu siis mine mõtle, leia endale tegevus. Et selles suhtes, et ja mul on just see, et mu vend sai ka just lapse, et siis mul on ka veits see, et kui ta nii väga tahaks õde venda, tal on väike sugulane kuradi möllab minna. Aga ma pean tunnistama, et see on tõesti annoying, kui lapsed hakkavad tegema mingeid asju siis igavuse peletamiseks, sest see tavaliselt on ka. Nad on vait, aga kõik on nagu, sul on koristamist näiteks pärast. Marta eelmine kord tegi oma sõbrannaga lumetoitu, ehk siis nad kirjutasid menüü ja siis see oli mingi lumesupp ja lumesalat ja ma ei tea, ja siis nad käisid aia, siis võtsid külmkapist mingid asju ja siis nad segasid lumega mingid sodi kokku lihtsalt, kõik leepus, võtsid mingi siirupi veel. Räägin, fuck themgi. Aga igav ei olnud neil. Igav ei ole, et selles mõttes jah, et nagu ära nüüd stressa selle pärast ja ma arvan ka naudi elu. Naudi elu ja ütles tahab vormi veel saada ja et ongi tegelikult su keha nagu alles 4-kuune laps ka, aga ma. Ja ei, ma mõtlengi, et su keha nagu elab nii palju üle ja võib-olla ongi see, et see nagu, ma näen, et ongi, et vaatasin ema vanu pilte, et jalad olid paistes ja et tegelikult mul nii pikalt juba möödas 6 aastat tagasi sünnitsin, aga ma unustasin ära, kui raske see rasedus tegelikult su keha on lõpus on see, et saa kõndida ja nagu kõik on magada normaalselt. Ja. Õudne. Mina ei tahaks kindlasti enam rasel. Vaata, mina isegi ei ütle seda praegu, et never say never. Ma ütlen 100% kindel ei. Mul on lihtsalt see, et nagu ma ei vaata, et sinul vedas, et Märten tuli 100 lapsega, vaata. Aga no mõtte tuleb uus muusi, ta nii väga tahab lapsi. Ja kui tal ei oleks lapsi. Noh, siis oleks juba mõttega. Ma oleks nagu okei, davai, if I love you so much, ma ikka olen nõus ja ega selles mõttes, ega ma nüüd halvem ma ei ole, et I can do it, on ju. Aga ma ei tea, kas ma tahan seda hetkel veel. Aga no vaata, ongi, me äkki oled armunud ja siis oled mingi meie armastuse vili. You never know, nii et. Väike viljake. Väike viljake. Nii, minu korda. Ei, sinu korda. Minu kord. Ma mäleta. Noh, tahan keppi. Okei, rahu, Mallu, jeez. Okei, ma võtan kirja ka siis. Võta kirja.
olen kuulanud siin teie salajutte. Neiu alustas kuulamist ning mina poole kõrvaga kuulan pealt, nagu enamus kutte vist siin. Muresid meil igasuguseid, aga sellist mure nagu minul ei ole veel teie saatest kuulnud. Nimelt, neiu ei taha lihtsalt seksida. Kas oled meie podcasti kuulanud? Meil on sellist juttu siin küll olnud. Oleme 20. keskel, koos olnud 1,5 aastat. Suhte alguse poole oli asi helgem, kuid ühest hetkest sain vastuse, et kas ta peab siis seda vastutahtmist tegema. Päris kuival ka ei ole. 1-2 korda kuus, kui naine joonud on, muud asjaolud ka klapivad ja ise initsiatiivi näitan. Kuid naisepoolne huvi jääb ikkagi napiks ja seda on kurb kogeda. Olen siin kuulnud lugusid, kui naised on rääkinud, et nad ei taha, sest voodis kutt hoolib vaid iseenda heaolust. Kuid hetkel olen iga kord eesmärgiks võtnud selle, et vastaval pooles oleks hea. Oleme hankinud mänguasju, mänge ja enda arust proovinud kõike, mis pähe tuleb. Ka neiu mõistab probleemi, kuid ei oska midagi teha. Viimases hädas ostsime podcasti soovitusel ka mungapipart ning Magdat. Eks näeme, mis kasu nendest on. Muidu saame hästi läbi ning ka seda kirja kirjutame koos ja ei oskakski ennast ette kujutada kellegi teisega. Hetkel aga näen, et see probleem järjest survestab seda suhet. Ehk oskate soovitada, kus saada mõni süütu 13-aastase verd, mida täiskuul öösel 5D risti vanapaganale viia või muud nõiatrikki, mis võiks aidata. PS aidake, 2 nädalat kuival olnud Madis. No, 2 nädalat nüüd. Madis, walk in my shoes nagu 2 nädalat on lapsemäng. Aga ma ei tea, mis siin oli see ergutav õli või? Prooviks seda? Tead, vaata, ma arvan, et siinkohal ei ole asi mingis õlis või mingis mänguasjas, vaid asi on rohkem selle naise mõtteviisi, peas. Kui ta joogisena võib-olla. Jah, et siis ta võib-olla laseb ennast nagu vabamaks. Et vaata muidu, kui sa ütled, et olete sellest rääkinud, siis vaata rääkimisel võib ka teinekord tekkida see, et sina näiteks üritad nagu rahulikult viia teema sinna, et ma näen, et me nagu seksime vähem või midagi. Aga naine võib tunda ennast sellest rünnatuna, nagu et ma mingi, et ma ei anna piisavalt, et loed siit välja, et ma pole piisavalt hea naine, siis järelikult on ju. Ja siis võib-olla hakkabki natuke peasse mängima, et ma vist nüüd peaks ja vaata, kui sa mõtled, et sa pead midagi, siis sa ei taha tegelikult midagi. Aga samas ta kirjutab, et me kirjutame seda kirja koos. Jah, aga võib-olla ta pole mõelnud enne niimoodi. Nagu see on ka see, et ma ei oska nagu, et ongi, et kui sul on, sa ei taha, siis vahepeal aga mõni inimene ei tahagi, ta võib vabalt olla aseksuaal. Ta võib vabalt olla, et ta tahagi seksida. Vaata, mure ongi selles, kas see on muutunud nüüd lambist või on see kogu aeg nii olnud. Yeah. Sest et tõesti, inimeste see seksuaalsus on väga erinev. Jah. Mõni tahab tihemini, mõni tahab halvemini ja loogiline, et suhte alguses ikka on seda nagu rohkem, on ju. Aga ma arvan, et ega ei olegi muud varianti, te peate lihtsalt väga ausalt rääkima oma vahel, et mis võib-olla tekitab natuke selle tõrke, et tekitab selle tunde, et ei taha, sest et olgem ausad, kui see tegevus juba käimas on, ma arvan, et siis ei ole nagu seda probleemi, et ei tahaks ju. Eeldan üldiselt. Tavaliselt jah, sa mäletan, ma olen rääkinud ka, et peale sünnitust mul oli hästi pikalt seda, et ma nagu ei tahtnud, aga siis ma jäin davai, okei, teeme. Ja siis kui me seksime, siis ma jäin miks ma ei tahtnud, vaata. Iga kord. Ja siis ma mäletan, ma eks abikaasa oli ka iga kord, et siis kui ma ütlesin, ma ei taha, siis ta mingi, sa alati ütled, et sa ei taha, aga kui me juba seksime, siis saad me ka võits vanna. Siis ma mingi, et vahepeal ongi nagu see ka, et lihtsalt libido puudub, aga samas, kui if you're doing it, then it's fun again. Jah, ja pealegist vaata ilma asjata ei öelda, et kus on, sinna tuleb juurde. Ja. Et mida rohkem sa seda teed, seda rohkem sul see tuju ka tuleb nagu selles suhtes, aga vaata samas. See või olema ka hea, vaata. Jah, aga kui sa oled samas pikalt kuival, siis lõpuks sa nagu ei mõtlegi eriti. Sa harjud ära, vaata, see ongi nagu hästi nagu, mis ma näen nagu TikTokis ja isegi võib-olla Threadsis, et nagu seal on nagu, et inimesed ongi, et et ma olen mingi 2 aastat ilma seksit olnud, et nagu ongi, et pole mingit meest leidnud, kellega teha. Ja siis harjudki ära juba sellega, ja saadki mega tahu. Lelu on olemas, jah. Lelu on olemas, jah. Jah, et ühesõnaga, mis muud, peate lihtsalt oma vahel selle vestluse maha pidama, polegi midagi rohkem soovitada. No nii, vana hea kakajutud. Lugu sellest, kuidas võõras sitt minu omaks sai. Tere naised, kirjutan teile tragikoomiliselt piinliku loo maailma kõige suuremast sitajönnist, mis kahjuks teiste inimeste poolt minu omaks nimetati. See kui halvasti, uskuge mind, see on tegelikult veel halvem. Töötasin hotellis, seega staffi tualettid on ühiskasutatavad. Ma olen nagu mallu, kes pissile minna lihtsalt ei viitsi ja nii ma siis ootan alati viimase piirini. No nii kaua, et vist hakkab juba silmadest pritsima. Jooksin siis tööl olles ruttu vetsu,
samal ajal terve majapidamistiim oma tööpäevast sõrmelugeja kaudu välja logimast. Masin on täpselt vetsu ukse kõrval. Avasin potikaane ja pööranud tähelepanu seal olevale hunnikule WC-paberile, sest mul oli päriselt kiire. Ruttu häda ära tehtud, vesi peale lastud, hakkasin käsi pesema. Ja siis ma näen peeglis, kuidas vesi mitte ei lähe alla, vaid tuleb ülesse. Kurat võtaks, mõtlesin endamisi ja peale hetke ootamist, kui see vesi alla vajunud, vajutasin uuesti nuppu ja siis see juhtus, sealt hakkas midagi üles tulema. Umbes samamoodi nagu Titanic vajus alla püsti olles, tuli see asi sealt ülesse. Holy shit, ütlesin kõva häälega, sest et see oli reaalselt maailma kõige suurem sitajunn. Olin lõksus, sest et see asi sealt ilmselgelt alla minna ei tahtnud. Tekkis paanika, et mida kuradit ma teen, ukse taga on umbes 10 inimest. Nendest keegi ütles veel, et peab enne vetsus ära käima, kui ma siit nüüd välja astun. Siis poleks päästu sellest, et minust saab üle hotelli tuntud tüdruk, kes situs selle poti reaalselt umbe. Vahet pole, mida ma teen või ütlen, ma olen kindel, et keegi ei usu mind. Nii ma siis julguse kokku võtsin, lükkasin poti kaanele peale ja astusin uksest välja. Ja Jeesus Maria, ma pidin ütlema teistele, et see WC on katki. Ja siis, kui ma seal ukse peal seisin, nagu turvamees käed ristis, kõndis mööda hotelli hooldustehnik, kena pikk treenitud kehaga mees. Selline, kellega võiks vabalt teidile minna. Kokutasin ühte ja teistpidi, ütlesin siis talle ka, et see WC on katki ja I swear to God, it wasn't me. Paanikaga lisasin veel, et see pole lihtsalt füüsiliselt võimalik, et nii suur asi minusugusest pisikesest tüdrukust välja tuleb ja kõndsin ruttu oma kontorisse tagasi. Hiljem kuusin ikka veitsin kakanalju enda suunas, aga lõpuks hakkasin selle üle ka ise nalja viskama. Ja ütlesin, jah, olin mina, mis teha, siit ta juhtub. Siit loomoraal. Räägi tõtt, keegi usu, valeta, kõik usuvad. Tänaseks ma selles hotellis enam ei tööta, õnneks mitte võõra sitajunni pärast, mis mulle kaela määriti. Ma armastan salajutte ja aitäh teile. No, Sita Riina Sepp. Ütleme nii, et ma ei sooviks sellest olukorras olla. Aga samas ma ei, suur häda. No mis sul teha siis vaata. Aga jah, et see on... Samas ise ka ei usu, kas kedagi, kes tuleb vetsust välja, mingi ausalt ma ei situnud siia. No ei tea, jah. Hästi. See on ikka hästi, jah. Vedas siis sellel, kes situs sai põgenema õigel ajal. Ja, tema raudselt tegi kõige rohkem neid nalju, vaata. Kakaadu raisk. Siis on mingi... I would never do that. Anal välja veninud. Ja. Peeretab siis situb püksi samal ajal. Aga ei, rets ikka. No see ongi nagu see minust see on alati kõige piinlikum on nagu see, et või nagu see mingi, et kui siit, vaata siin mõned on kilekotiga võtnud enda siit ja siis taskusse pandi ära viinud ja. Samas mul ükskord oli niimoodi, et ma läksin lennujaamas, läksin vetsu kabiini, panin ukse kinni, vaatan potti, vaatan mine perse on full täis situtud. Tegin ukse lahti, läksin välja ja siis kohe, võt see oli rahvas vahetub nii kiiresti, kohe minu järgi tuli mingi naine, ma olin mingi, nüüd ta raudselt arvas, mina olin see veel. Nii nästi. Ma ei saa, mis inimesed muidu käid nagu ka, et okei, kui see sita junn sealt alla ei lähe, no sa ei saa vahepeal kontrollida, et tõesti, ma ei tea, oli big dinner või mis iganes, kehast toimub. Aga nagu, kas te ei oska potti lasta või nagu, miks te peate mööda sittuma või kui situte mööda, siis miks te ära ei korista või nagu? Minu just eriti rõve on, vaata, viimasel ajal kogu aeg lennujaamades, aga need lennujaama, need vetsuharjad ka on nii fucking nasty, et ma ei saa aru. Ma isegi imesta, et inimesed ei taha enda järgi ära koristada, sa ei taha seda puudutada. Aga sellepärast tulebki teha, nagu keegi õpetas, et kõige paneb paberi alla ja siis teed oma häda ära, sest et siis ta slaidib minema. Et õpeta teid nüüd siin perset pühkima. No reaalselt. Mõtlen parem järgmise kirja. Ole arusaam. Hei, kirjutan teile loo ühest minu lapsepõlve vale arusaamast, mis on tänaseni nii jabur, et paneb mind iga kord muigama. Kui ma väiksena ilma WC-sse sattusin ja nägin seda kuulsat punast nööri, mille kõrval oli kiri hädaolukorras tõmba, siis ma mõtlesin täiesti tõsimeeli, et kui ma sellest tõmban, tormavad kohe välja mingid komandomehed, löövad ukse maha ja päästavad päeva nagu mingis spioonifilmis. Kujutsin ette, kuidas alarm hakkab tööle, kuskil vilguvad punased tuled, turvamehed libisevad põlvili kohale, keegi karjub, objekt on nööri tõmmanud, kordan nööri tõmmati. See oli mu peast terve action scene. Thank God, et see nii siiski pole, aga aitäh, et annate võimaluse välja kirjutada. No... Ma ise mäletan ka nagu, ma ei arvanud kunagi, et nagu mingi komando päris, ma mõtlesin, et äkki läheb kuskile nagu häirekeskusesse teada. Kiirabi tuleb. Ja, et umbes ma ei tea, et
et keegi kukkus poti peal ümber või mingi, ühesõnaga, et ma ei saanud aru, et nagu töötajatele, ma mõtlesin, et see läheb nagu otse häirekeskuses. taas, kui sa Noorena mõtlen, nagu. see tõesti võiks isegi tunduda natuke loogiline. Jah, et nagu hädaabi. Jah. Nii. Nii, ma võtan järgmisi siis. I would do anything for love. Hei lahedad naiskad, panen kirja enda võib-olla mitte kõige naljakama loo. Kuid meenutan seda ise suure muigega. Olin 25, kui olin aasta varem lahkunud toksilisest suhtest, mille varjud mind endiselt jälitasid. Sel ajal leidsin oma ellu härra erilise. Ta oli nii hooliv, nii äge ja täiesti minu masti inimene. Tutvumise ajal jagasime oma eludest kõike ning mõistsin, et tema on ekstreemsuse armastaja. Motosport, ralli, adrenaliin. Olin kutist nii sisse võetud, et tahtsin talle muljet avaldada. Autoga sõites tegin manöövreid, mida muidu ealeski ei teeks. Käisin temaga AYV. ATV, ma arvan. Okay. ATV matkadel ja nii edasi. Ükskord sattus meie linna tulema Tivoli tuur. Tegin ettepaneku sinna minna. Ikka selle kõige hullema atraktsiooni peale, mis igati pidi keerutas ja pöörles. Adrenaliin ju. PS kardan paaniliselt kõrgust. Väike, ka paaniliselt kõrgust. Kutt oli siis mõttega nõus. Tundsin küll muret, et ega see minu jaoks liiga hull pole. Tundis küll muret. Vastasin eitavalt. Nii me sinna suundusime. Mul hakkas kõhe juba atraktsioonil istudes. Sõidu ajal suutsin vaevu end teadvusel hoida. Süda peksis, pilt läks mustaks. Mul oli nii paha ja lootsin, et kui oksendama peaks, ehk lendan selle masinalt üldse maha ja suren. Sõidu lõppedes ja maha tulles käis mul peani ringi, süda läikis ja jalad vaevu kandsid. Näes minu olekut olin sunnitud oma kõrguse kartus hirmu üles tunnistama. Kutt toetas mind ning sel hetkel sain aru, et ka mina toetan teda. Nimelt selgus, et kõrguse kartus on ka temal. Umbes sama paaniline hirm nagu mul. Ta küll armastas adrenaliini, kuid otsis seda maa pealt. Tema lihtsalt arvas, et kui ma nii ekstreemmutt olen, siis ta ei saa ju alla jääda. Nii me sealt Tivolist ära lonkasime. 2 traumeeritud vastarmunud, teineteist toetamas. 11 aastat hiljem toetame teineteist ja naerame selle nalja üle. Tivolit väldime tänaseni. Paistab, et armastuse ja muljet avaldamise nimel on armune tõesti paljuks võimeline ka oma suurimaid hirme ületama. Teie aga jätkake, ootame neljapäevi. Ootan neljapäevi alati suure hinaga, olete parimad. No selles suhtes tõsi ta on, et vaata suht alguses võib-olla natuke pretendid kedagi teist, et mul praegu tuli kohe pähe see, et vaata, kui ma sellega koos olin, kellega ma olin enne Märtenit, siis ma käisin temaga ju. Kas sa tead, Jägalajoa kõrval on mingid siuksed trepid, lähevad nagu alla välja. Esiteks ma kardan kõrgust ja teiseks ma ei taha käia Jägalajoal, aga üks rõõmsa näoga kepsutasin seal üles alla. Kujutan ette, mis piin sul võis olla. See oli nii cringe, sest vaata ja need trepid on vaata siuksed, mis paistavad nagu läbi, vaata metallist nagu võrestikust tehtud, ma ei oska öelda. Mul oli reaalselt siuke tunne, ma panen ketti, aga samas ma tahtsin nagu näidata, ma olen nagu siuke sportlik, vaata, mulle meeldib käia. Ütu nii, et see suhe kaugele ei sõudnud. No vaata, sellepärast ongi, et mõtle, kui sa oleks jäänud, sa peadki mingi mööda Jägalajuga trippima iga kord mingi pühapäevas aktiviteedid. Samale, kus tahaks lamada. Seepärast tasub nagu, et muidugi sa näitad ennast nagu paremas küljest veid, sa oled nagu teistsuguse, aga sa ei tohi nagu väga ennast muuta, sest et muidu sa nagu presenteerid kedagi, keda ei eksisteeri. Ja, või siis sa peadki oma ülejäänud elu pühendama sellele, et sa nüüd oled uus inimene. Oh my goodness. Mis sa oled teinud? Mida sa oled teisel? Mida ma kõike ei ole teinud? Kaila, look who you're talking to. Aga tegelikult, no mina käisin vaata siis, kui see kevadel vaata Pärnus ka seal vaatetornis, ma mõtlesin, ma suren ära, mäletad? Jaa, selle rabamatkal. Ja. Ise kops koos mingi appi. Rabamatka veel tundub nii. Ja, ta oli see mingi, see on lemmikraba, siis ma olin mingi. Kellel üldse oleks lemmikraba? Ma ei tea, ma olin lihtsalt the fuck. Aga nagu ta isegi mulle nagu väga ei meeldinud otseselt nii väga, aga mitte, et ma hullud sellepärast, et nagu tal väga meeldida tegin seda, vaid lihtsalt oli see, et ta oli mingi, mis sa teha tahad? Ma olin mingi, ma ei tea, mis Pärnus ikka teha on, vaata. Läksime seal rabasse mingi jalutama. Ma oleks sööma läinud. Seda küll, aga ma ei tahtnud nagu avaliku kohta veel minna, vaata pärast nagu Pärnu veel nii väike ka, siis pärast lähme mingi kuskile seal, ma ei tea, restorani, seal nii väike kohe jutud liiguvad, ma ei viitsinud, vaata. Siis ma teadsin, et ega pikka pidu vist, et temaga ei ole ka, vaata. Siis nagu... Rabas keegi ei näe. Rabas keegi ei näe. Nüüd siis mehed, kes kuulavad, teavad, et kui Kristina teid rabasse viib, siis eriti tõsiseid plaane tal teiega ei ole. Pikka pidu ta ei näe, aga väikse soolikasse panemise võid teha. Wow. Sorry, ma õppisin uue sõna.
nii hästi. I'm so sorry, ei. Kristina ei vii teid rappa. Ei, nagu kui ma olen nõus suga rappa tulema, siis mitte see, et mina ei viinud teda rappa, tema viis mind rappa ju. Jah. Kui ma olen nõus tulema rappa. Siis usu mind saab kõigega nõus. Ma ei tea. On ju tegelikult, kui sa oled nõus rappa minema. No ma ei tea, ma mõtlesin, et okei, davai. Ta oli ise nii sportlik, vaata käis mingi 3 korda päevast trenni. Ma olin mingi okei, davai, let's be. Siis see oli see, kui ma ei käinud üldse trennis ka. Ma just tahtsin öelda, et nüüd oled sina see, kes on sportlik. Ma käin 3 korda nädalas tund aega. Nagu. Täpselt, see on 3 korda rohkem, kui mina käin. No, Literally 3 korda rohkem. No, nii et... Aga ma ei ole ikkagi nagu nii... Ja 2 nädalas on see 6 korda rohkem. Ja 6 on see 24 korda rohkem kui mina. Kui ma praegu õigesti arvutasin. Ei arvustanud. No. Cut it out! 12. Ma käin 12 korda. 4 korda 3 on jah 12. Ma natuke pingutasin üle. Kristjan 24 korda 6. Trennis. Ma vist võtan pühapaad ka juurde, ma vaatan, aga ühesõnaga. Okei, miks? Ma ei tea, ma mõtlesin, see Tai reis on nii ruttu tulemas, mul on seda perset vaja, ma tahan endale, mul on trauma sellest. Kas sa käid alati treeneriga või sa... Alati treeneriga. No selles mõttes, nagu me lihtsalt teeme juba 3 korda nädalas, et kui ma väga tahaks tubli olla, siis ma käiks nagu off-päevadel käiks üksinda teeks midagi, aga ma nagu ei viitsi. Ma nüüd nii fit ka ei ole. Oh my God. Plus ma nägin, et kui ma teen Mikuga, et mul ei ole mõtet üksi käia, sest et üksinda ma olen nagu endaga mingi ridiralla, see raskus on nii lepo, vaata, aga Mikk on nagu niimoodi, et ma ei tohi korra, kui ma teen haridus, ma ei tohi isegi suu, ei tohi üleval poole. Mikk on mingi, davai, vahepeal ma isegi feigin, et ma nagu nii raske ja ta saab siis ka aru, ikka tõstab raskust kogu aeg, et seal ei ole tilulüutamist, siis ma saan, mul ei ole üksinda mõtet käes, ma mängin lolli seal, et Mikk ikkagi nagu pushib, vaata. Ei, sa oled ikka väga tubli, ma ütlen ausalt, I have no words. Ma ei tea, kas ma praegu nagu kasutan seda kõige klassikalisemat vabandust, öeldakse, et mul ei ole aega. Aga ma ütlen sulle ausalt, et jah, okei, mul on aega vahepeal, et lamada ja TikTokida, aga ma ütlen ausalt, kui sa selle aja mult ära võtad, siis on depossionöör. Yeah. Mul on vaja seda nagu. Ja, ma mõistan. Sest see oleks minu meelest nagu lisakohustus. Mul ei ole, vaata, keegi mulle koostööd ei paku. Mul on see, et mul ei ole sittagi teha, vaata. Käin trennis, vaata. Kõik tahad sinuga teha. Ma olen ikkagi 53. No jah. Ei, no selles mõttes tegelikult on see, et keegi ei paku mulle, sest et ma ei tee nii hästi, vaata, ma tean, ma teen, no vaata, nagu seal chat-tipid ütles, ma hakkan võrdama sinuga, aga ma tean, ma teen nii hästi nii koostööd, vaata, et sinuga on, miks firmad kindlalt tahavad teha, on see, et sinuga on nagu garanteeritud kõredi sold out värk, vaata. No tegelikult ei ole ikka alati nii ja mul on praegu ju see ka, et kuna me teeme vaata seda vlogmassi ja meil on see reis, on ju, et siis me ju ise mõtlesime, mida me võiksime teha ja Keter ise kirjutas firmadesse, et kuule, me tahaks teha seda teist ja kolmandat. Me lihtsalt ei arvanud, et need kõik firmad ütlevad, ja obviously teeme ja nüüd meil on 6 päeva aega seda kõike teha. Küll, et nagu... Eks mul on ka natuke nipet-näpet, vaata. Ma vahepeal nagu, mul ongi nagu see, et Keter nagu veitsimegi, käis reedel minu arust jälle mingi... Ma ei saa aru, mida sa teha tahad, kas tahad neid koostööd teha või taha, siis sa ütled podcast'i, et sa ei taha teha, tegelikult sa tahad teha, sa ei taha teha, mis sa teed, siis ma olen mingi, tahan küll, aga mul on vaja keegi filmiks nagu Mallu film Märtens, ta mingi, Greta-Liisa filmib ja siis ma mingi, et okei, teeme siis koostööd, vaata, siis ma mingi jätkime rahule, ma võin ju teha, vaata, nii et ma ise ka ei tea. Mina avastasin, ma ostsin endale siukse suure, kuhu külge ma saan oma telefoni panna ja see on, ei, nagu, ta on nagu siuke jubin jalg nagu basically ja ma saan seda keerata ka igatpidi, et näiteks ma saan filmida, kuidas ma mingi süüa teen või mingid asju, et ma avastasin, et noh, mingid näpet ma saan nüüd ise teha ilma Märtenita ka, aga noh, muidugi parem on, kui keegi teine. Ja eriti, kui see keegi teine veel kokku paneb. Jah, see on parim osa. Vaat sellised tööjutud siis meil täna teile. Jah, et... Kirjad jagame jälle järjest, Kristina saadab need kohe laiali. Ma hakkan siis kohe saatma, sest eelmine kord ma unustasin. Hakka siis saatma, ma nii kaua lobisen natuke veel, et millal see saade meil eetrisse läheb? Järgmine neljapäev. Järgmine neljapäev, siis mina olen juba, ma olen Sri Lankal. Kusjuures Sri Lankal juba kõik küla räägib, et Mallukas on tulemas tagasi. Mulle kirjutati ja siis mulle küsiti, et kas ma tulen ka, et
kõik räägivad, et Maljuga siis ka ma ütlesin, ma ei saa, et mul on. Seal pidi Pole samal ajal selleks. 15 eestlast olema. Ma tean, see ongi see, no mitte minu sõprade grupp, aga siis Mikukas, keda mina tean, tema sõbrad kõik ja nemad. Ja minu sõbranna Brita, kellega ma käisin keskkoolis koos, kes oli tolle mu väga hea sõbranna. Tema on ka seal, ta oli ka, ma lähen nädal vahel. Jaa. Ma tean teda. No võt. Ta on hästi lahe. Ja. Brita oli üks mu parimatest sõbrannadest keskkoolis. Kas sa saad aru, see on üli funny, sest minul oli väiksena üks tüdruk, kelle nimi on ka Brita Kikas, kellega me olime, me emad olid sõbrad ja siis me olime nagu pestikad kinda ikkagi, vaata. Ja ta nimi on ka Brita Kikas. Igaühel oma Brita Kikas. Yeah. Et ühesõnaga me, vaata ma subscriberitele mingi, et vist ütlesin, et tahaks vist Sri Lankale minna, aga midagi täpsemalt ei öelnud. Me lihtsalt mõtlesimegi, et me teeme 6. vlogmassi niimoodi, et 6. detsembri vlogmass lõpeb sellega, et me oleme mingi, et me tegelikult nüüd sõidab, et me näitame, pakime nüüd asju, tegelikult me läheme minema ja õhtul me laeme selle üles siis Istanbuli lennujaamas. Ja siis ja lõpetame umbes sellega, et kuule, näeme Sri Lankal homme ja siis 7. oleme Sri Lankal. No väga lahe, teil see vlogmass see aasta läheb ikka päris tublisti. Jah, ja vaata, mis sa ütlesid, et kõik tahavad hullult nagu koostööd teha, nagu ma ise ütlesin, me sel aastal talvel nagu ise otsisime neid võimalusi, sest et me tahtsimegi nagu teha rohkem tööd, sest et farm on vaja kuidagi soetada, et tuleb ennast nagu natukene pushida. Vihkan enda pushimist, aga I can do it. Ja kui on nagu eesmärk, siis on äge. Ja kui ma ühel hetkel istun seal farmis, ühes käes on kits ja teises käes on lammas ja siis ma olen õnnelik. Võib-olla mul on praegu lihtsalt ongi see, et mul ei ole vaja nagu mingi super palju raha, vaata, et mul ei ole mingit eesmärk, et mul on kodu käes, praegu mul nagu ei ole midagi suurt, mille jaoks peaks raha koguma, et hullult vaata, kui sa kodu jaoks kogusid, siis sul oli ju siuke tamp taga, sa olid kuradi work machine. Ja seda küll võib-olla nüüd ma võtangi natuke rahulikult, et siis äkki jälle uuel aastal siis hakata. Pluss meil on, tead, ma nagu lohutan sellega, et ma ju teen ikkagi tööd, mis teen salajutudeks, vaata, mul siin ka need täis kõik, et selles mõttes on nagu tehtud. Aga okei, meil on tänane töö ka tehtud. Ja ma pean küüntesse minema. Mina pean teisi tööid hakkama tegema minema. Head õhtut kõigile ja eluga. Tšau.